No tere tulemast tagasi minu vlogi. Mõtlesin juba kodus, et hakkaks vlogima, aga nii kiire oli, ei jõudnud. Ja kell on 5 läbi, 2 minutit. Istun siin mina kesklinnas autos Reval Cafe ees. Juba panin auto parkima, hakkasin minema Reval Cafeesse ja vaatan ukse peal on silt, et nad on kella 5-ni lahti täna. Mõtlesin okei, väga huvitav. Pidin siis nii-öelda teidile minema. No, ma ei nimetaks seda isegi teidiks, see oli lihtsalt mingi üks meesterahvas, kellega ma mõtlesin lihtsalt, tead, vahet pole. Tahaks lihtsalt suhelda ja istuda ja kodust välja saada ja ennast nii-öelda natuke üles lüüa. Või mitte üles lüüa, korda teha. Ja mõtlesin vahet pole, et ütles, et tahad, homme saame kokku. Ma ütlesin, okei, et mul on vaba, selles mõttes vaba päev, et Sooniat ei ole. Ja plaane ka polnud tänaseks, kui ainult et raamatut lugeda. Et jõusaalis käisin eile. Mõtlesin, okei, vahet pole. Ja, mul on vaba õhtu, miks mitte. Ja pidime kell 5 kokku saama ja siis tõb välja, et Reval Cafe pannakse kell 5 kokku. Ja ma mõtlesin, ma sõidan minema, aga siis mõtlesin, teate, ma ootan, et mis kell ta lõpuks kohale jõuab. Ta on välismaalane. Nii et ma eeldasin natuke sellist klassikalist hiljaks jäämist, aga teate, kell on juba 5 läbi. Okei, paar minutit, aga siiski. Ja teda ei ole siin ikka veel. Ma siin passin peale. Ja ma kirjutasin talle ka, et kas sa teadsid, et see pannakse kell 5 kinni muide. Ja ta pole sellele midagi vastanud ja ta pole mitte midagi kirjutanud ka. Ehk siis põhimõtteliselt mind jäeti nii-öelda pika ninaga. Aga vahet pole, nagu selles mõttes, et ma ei olnud mingi mega stressis või midagi sellist, et oh my god, ma jään hiljaks või mis iganes, vaid nagu rahulikult sõin, käisin koeraga õues, jõudsin ilusti ennast õigeks ajaks nagu valmis ja nii. Et ma ei näinud suurt vaeva ka, sest eile ma käisin jõusaalis ja siis selles mõttes mul oli peapestud ja värki, et ma ei pidanud sellega täna nagu tegelema, et ütleme, ainult meik ja riidesse oli kõik. Aga mis seal ikka? Kui jäeti nii, siis jäeti nii. Peakski vaatama, kas ta midagi kirjutas või ei kirjutanud. Aga, ma ei tea, lähme siis koju tagasi. Saabki raamatut lugeda. Süüa teha ja olla rahulikult. Ei olegi vaja suhelda inimestega. Mis seal ikka? Aga see on esimene kord, mul siuke asi nagu on, et vau. Ma saan aru, et see on külm, et see ei viitsi välja minna, aga nagu kurat, nagu sa pakkusid välja, et ise, et võiks siis vähemalt ju teada anda. Aga olgu vahet pole, mingi meesterahvas läks sinna. Ja kas oli tema? Vaatame seda chatti. Okei, ma ikkagi andsin talle võimaluse, kuigi ma kirjutasin, et ma sõidan ära. Ja ma sõitsingi, aga siis ta mõtles, oota. Ühesõnaga, täiega kena on. Kenam kui piltidel, aga vaatame. Hakkame. Tšuke okei, nagu mingi sõbraga oleks kokku saanud. Ja natuke oli nagu awkward, et polnud nagu midagi väga rääkida ja samas ma ei tahtnud, et see oleks nagu mingi kuradi tööintervjuu ka. Mõtlesin, mida sa teed ja mis see on ja nagu veits nagu oli tunda, et ta pigistas mingit juttu välja seal ja aga see on väga kena oli ta küll, väga kena tõesti ja väga gentleman ja kõike seda, aga nagu ei tea, mul ei ole suga midagi rääkida. Et viimane kord, kui ma siis teidil käisin, oli ju Soonia isaga ja seal ikka jutt nagu jooksis täiega ja olid ühised huvid ja niimoodi ja nagu kuidagi ühised jooksid kokku, et oli millest rääkida ja niimoodi ja jutt voolas, aga siin oli jah selline, et okei, tööintervjuu tõesti. Aga sain tasuta parkida vähemalt, nädalavahetusel on ostuga 2 tundi tasuta parkimist ja ma ostsin siis Sooniale raamatu. Kuna seda tal ei ole, meil on veel mõned raamatud väikesest hiirest, mida meil kodus pole. Nii et saab veel neid osta. Aga ma lähen koju, naudin veel aega tipsuga ja teen süüa ja tööle. Mul on tunne, et ma siin diivani nurgas filmin nagu igas vlogis, nagu konkreetselt igas vlogis olen ma siin. Aga ma olen nüüd kodus tagasi, nagu te aru saate, ja hakkasin lugema seda raamatut. Ma sain läbi selle Allüürniku, väga hea raamat oli.
Vahepeal oli küll siuke tunne, et nagu võiks nagu edasi juba liikuda, et ketrab ühte sama juttu. Aga lõppkokkuvõttes oli hea. Mitte küll nii hea kui see koduabilised, aga siiski. Ühesõnaga, nüüd ma hakkasin seda kallimat lugema. Ma olen siin, ma ei tea, mingi 5 lehte lugenud ja nii veider nagu mis kokku sattumus. Kohe raamatu alguses naisterahvas läheb ka esmakohtingule, sain mingi äpi kaudu mingi mehega tuttavaks. Aga jah, see mees ei vastu üldse sellele, mis seal pildi peal oli nagu. Et ma ütleks, et minu see nii-öelda date läks veits paremini. Tõesti väga-väga kena mees oli. Näha on, et tegemist on itaallasega, sest et ikka väga-väga hoolitsetud olid need kulmud ja kõik asjad, et kohati nende meeste puhul mõtled, et issand jumal, et ta näeb parem välja kui mina või et nagu ta on paremini hoolitsenud oma nende soengu ja ma ei tea, näo ja mis iganes asjade eest. Aga ja jõudsin koju ja siis ta oli mulle kirjutanud oma numbri. Aga sellega asi ka piirdub, et ma isegi vist ei vasta talle. Ma seda numbrit kindlasti ei salvesta. Sest ma lihtsalt tunnen, et seal ei ole nagu mõtet. Ma arvan, selles mõttes, et mittevastamine on ka selles mõttes märk, on ju. Me kõik teame seda. Et kui ta oleks tõesti nagu, ma ei tea, räigelt huvitatud olnud või mida iganes või talle oleks ka nagu, kui talle oleks tundunud, et ta tahaks nagu teist date'i või niimoodi, kuigi ta mainis seda, on ju, et järgmine kord mingi lalala, on ju, siis ma olin mingi järgmine kord. Ühesõnaga, et siis ta oleks nagu koha peal vahetan numbreid või asju ja nagu rohkem tundnud huvi, mitte seda, et ma kirjutan sulle pärast sinna äpis, on ju. Vot, aga ma ei tea, mul on siin, kell on 7:30. Mul on tund aega tööni aega. Ma nagu tahaks kontorisse minna, aga samas ma nagu ei viitsi. Ma ei teagi, mida ma teen. Peaks siis ruttu Tripoliga minema praegu õue, kui ma tahan minna kontorisse. Samas mul on nagu toit valmis, ma peaks lihtsalt karpi panema. Riided vahetama, samas on nii mõnus, mugav siin, aga nagu üksi terve öö jälle siin passida, ma ei tea. Ma vist lähen kontorisse ikkagi, ma lähen kontorisse, ma panen ennast ruttu riidesse ja lähen kontorisse. Okay, so you paid the balance before the... Trenn on tehtud, kell on 7 läbi natuke. Ja kui ma algselt kartsin, et peale trenni tuleb siuke kerge adrenaliin, et mul ei tule kohe und, siis ma olen päris veendunud, et ma käin Tripoliga jalutamas ära ja ma võin kohe magama, sest mu silmad isegi nagu ei taha enam lahti väga hoida. Aga õnneks käisin pesus seal ja kõik on nagu valmis, et magama minemiseks lihtsalt on vaja tripsuga jalutada. Ja ma ei tea, mis kell ma homme ärkan, aga eks näeb. Tere pärast lõunat või isegi õhtut. Kell on 4 läbi juba natukene. Ja mina siin... Ma arvasin eile, et ma magan mingi 4-5, kuna ma läksin kell 8, natuke peale 8, et lõpuks magama. Sest et trenn ja kõik see võttis aega, on ju. Võt oli ikka 8 või? 6 ma jõudsin sinna. Ja ma veel scrollisin telefonis. Ma ei tea miks, nagu kui ma olin nii väsinud ju. Ja midagi ma seal telefonis tegin. Ma isegi ei mäleta enam. Sest mingi unesegan juba. Igatahes jah, ja siis mingi... ma ei tea, ma magan ühesõnaga. Aga ei, ma ärkasin ikkagi nõks enne 3. Siuke suht tavapärane aeg, on ju. Aga see oli sellepärast, et ma panin oma telefoni hääle peale, nagu hästi vaikselt, aga hääle peale. Sest et ma arvasin, et mul peaks tulema nüüd täna. See kuller, ma tellisin Sonjale ju Ronila eelmine nädal ja see tuli nagu
ma tellisin selle äkki mingi laupäeval ja see tuli kohe nagu, no esmaspäeval juba helistati, et tere, me tahame ära tuua, onju, aga no ma ei võtnud õigel ajal vastu, siis toodi teisipäeval, onju. Ja ma arvasin, et selle, ma tellisin nagu lisad talle ka, mis on seal mingid võimlemisrõngad ja liumägi ja siis on mingi köis ja siis on mingi telka või noh, nagu siuke kate, mis saab selle ronilale peale panna, et teha tast nagu nii-öelda onni. Ja tellisin need ka, siis ma arvasin, et noh, need tulevad ka sama kiiresti, onju, aga ei, need siiamaani ei ole mitte kõssugi. Aga noh, vahet pole, et ei ole nagu nii kiire ka nendega. Kuigi noh, võiks ju. Ja siis ja sellepärast panin ühesõnaga telefoni siis nagu hääle peale, onju. Noh, keegi helistaski mulle, aga ma ei tea, see võis olla ka üks teine asi. Ma helistasin tagasi, siis oli kinni ja rohkem ma pole proovinud helistada. Sellepärast see nagu vibreerimine seal öökapi peale äratas mind ülesse. Ja no pole hullu, saingi nagu saabki natuke rohkem võib-olla tehtud täna. Eile täiesti juhuslikult, ma ei tea, ma olen seal Bumble'is või mis iganes ta on enne sellest nagu olnud natuke üle 6 aja vist. Aga see on siuke vahelduva eduga, muidugi seal on niimoodi, et ma mingi hommikust õhtuni või iga päev scrollin seal või midagi või kirjutan kellegagi. Ma olen päris valiv ka, ma ütleks ausalt. Et kui noh, teete vahel on niimoodi, et ta võib-olla ei näe nagu kõige parem välja, aga noh, tal on hea süda. No jaa, muidugi, kindlasti on selliseid asju. Ma isegi olen siuke, et nagu ma ei ole mingi ideaalne siin. Aga noh, vahel võiks ju anda võimalus, onju. Igatahes, aga ei, ma olen nagu läinud seda teed, et kui miski seal mind häidib ikkagi, ma ei tea, mida iganes see võib olla, siis ma ikkagi panen vasakule. Et ma olen hästi karm nagu olnud ja seal väga palju nagu matche polegi. Ja noh, vanus ka on ju siuke, et lõpuks see, et Bumble ütles mulle, kuule, et nagu tee laiemaks oma see vanuse vahemaks, sellepärast, et mehed on otsas juba. Ja siis mul hüppavad sinna ette mingi 27 aastased, no andke andeks, mida ma nendega peale hakkan. Üks match tuli 27-sega, aga no ma ei kirjuta talle ja ilmselgelt ta ei kirjuta mulle ka. Ja isegi kui ta kirjutaks, siis ma ei vastaks. No ma isegi, jah, võiks öelda, miks sa siis panid paremale, et nagu swipe'isid. No ma ei tea ju, kena oli noh. Vahel äkki näkkab, vahel on nagu jopab, vaata, et on tõesti mingi normaalne inimene. Vanem, kui ta seal nii-öelda passis on vanus, on ju. Anyways, long story short, mis on olnud tegelikult juba long story. Eile kuidagi oli siuke päev siis, et noh, käisin nii-öelda kokkusaamisel, on ju. Ja õhtul töö juures siis kirjutas juba uus noormees. Või noh, mis ta enam nii noormees on, aga kirjutas, et mis sa arvad, et kui saaks päriselt kokku? Mitte mingit suhtlust pole varem olnud. Nagu ma ei saa, kuidas nad nii julged on need mehed. Või nagu, kas neil ongi tõesti, et nad on viimase piirini aetud, et ma ei viitsi, ma vaatan, kui tahab, siis tahab, kui taha, siis jada aega. Et umbes ma ei viitsi rääkida, et mul pole aega siin, ei oska kirjutada või ma ei tea. No siis ma ütlesin talle, et noh, et mul on homme on vahemikus 5-8 on aega. Järgmine pühapäev samamoodi. Et noh, vaata siis on ju. Et mul ei ole rohkem aega. Ja 2,5 tundi jumala palju ju selles mõttes. Ja kell ongi nüüd 4 läbi on ju natuke. Ma ei tea, vaatame, mis ta mulle vastab. Ta vahepeal on midagi kirjutanud on ju. Aga ma peale tööd ma siis kirjutasin talle, et kuuled, et ma ei tea tegelikult, et kas ma nagu sel ajal olen ikka üleval, sellepärast, et tegelikult ma lähen nagu alles magama. Aga seal vist ei näe, mis kell keegi midagi kirjutanud. Aga noh, ma arvan, et ta sai aru, et ma rääkisin hommikust, on ju. Et ma ütlesin, et ma ei tea, kas ma tegelikult nagu olen kell 5 üleval, et äkki ma ikkagi magan, on ju. Et aga no ja siis, kui ma ärkasin, kuna ta oli mulle kirjutanud, et mis iganes loodan, et saad ikkagi
saadaval, et siis anna teada, on ju, siis ma kirjutasin talle, okei, et märkasin nüüd, on ju. Ja siis ta vastas, et kas sa jäid uuesti magama, kuna ma ütlesin, et ma tahaks tegelikult täiega magada. Siis ma ütlesin ei, et ma käisin koeraga ja sõin ja rohkem ta ei ole midagi vastanud. Aga ma just in case panen ennast juba valmis, sest et kui ta ütleb, et okei, saame kokku kell 5 kuskil, siis on see, et ma pean 15 minuti pärast kodust ära minema. Mul ei ole siin aega seda riski võtta, et ja noh, mul ei meeldi hiljaks ka jääda. Väga harva, kui mina hiljaks jään kuskile. Ükskord oli ka, ma olin jõusaalis, nüüd hiljuti. Ja noh, viimasel hetkel mõtlesin enne tööd nii, et okei, ma lähen käin jõusaalis ära, sest et kui ma nüüd ei lähe, siis on jälle pekkis, ja ma ei jõuagi sinna ja siis jääb see tegemata see ükskord. Kuigi oli ainult 2 tundi aega või noh, tegelikult nagu sinna sõit, tegemine, pesu ja siis tööle sõit, et noh, tegelikult see võtabki kuskil 2 võib-olla natuke vähem, on ju. Oleneb ka, kas masinad on saadaval, on ju, vahele niimoodi, et pead mingi ootama seal. Teid midagi muud tegema võib-olla, kui saad samal ajal. Ja aga joppas ma tegin kardiot nagu veits vähem. Ühesõnaga kirjutasin ülemusele, et kuuled, et ma jään võib-olla kuni 30 minutit hiljaks, on ju. Lõpuks oli see, et ma olin 20 minutit varem tööl. Et siuke ma nüüd olengi. Igatahes vaatame, siin väga mingit hulluks hakkasin minema meigiga, nagu ikka tavaline. Katame need ebaühtsused ära, tekitame uued. Appi. Ja tegelikult on tore nagu selles mõttes saada kellegi kokku vaata, sest et ja noh, mitte niimoodi, et ma saan sõbrannaga kokku, sellepärast et sinna ma ei viitsi üldse panustada enda välja nägemisse. Aga see, et sa saad mingi võõra inimesega kokku, see on siuke, et ma teen ennast ennast ilusaks ja nagu jah, ma saan aru, ma teen nagu ennast ilusaks ju, et ma ütleks, et talle nagu muljet avaldada, aga no ikkagi ju vaata, noh, muidu vaata, tahaks ju, aga samas see tekitab endale nii hea enesetunde ja minu meelest see on rohkem seda kõike väärt kui see, et kellelegi meeldida või noh, nagu muljet avaldada või mis iganes. Olgu. Eks ma siis pärast annan teile teada, kas ma üldse läksin kuskile. Võib-olla istun kodus, loen raamatuid selle kaunistatud näolapiga. Nagu näha, siis ma ikkagi saan kokku selle meesterahvaga. Õnneks ta elab Pirital, nii et me ei pea linna sõitma. Tal on ka mugavam vast siin kandis kokku saada. Ja me saame kell 6 kokku, sellepärast et noh, ta töötab normaalsel ajal, nagu normaalsed inimesed. Ega meil palju pole, meil on seal mingi 1,5 tundi maks. Ta pakkus välja, et lähme jalutama. Ma mõtlesin, et õues on külm pluss mere ääres. Ja ma käin niigi oma koeraga jalutamas 3 korda päevas, nii et see ei tundu mulle väga ahvatlev. Kuigi ta tahtis oma sammud täis saada, ma ütlesin, ma ei tea, vaatame. Siis ta mingi, no okei, lähme jalutame natukene ja siis pärast lähme Velvetisse, joome teed või midagi. Ma ütlesin, et okei. Aga siis ma istusin diivani peale maha ja ma tundsin, ma olen nii väsinud. Ma ütlesin talle, tead, ma arvan, et sellest jalutamisest tuleb midagi välja. Vaatame koha peal, aga ma pigem arvan, et ei. Tahaks lihtsalt kuskil istuda ja olla kägarasse tõmmata tegelikult diivani peal. Ma isegi raamatut ei tahaks lugeda, ma tahaks magada. Või nagu silmaluu ja lasta. Aga peab minema, peab ennast välja ajama. Praegu veel võimalus on, nii et. Ja noh, kui tuju on, see on põhiline. Et ma nagu ei sunni ennast nagu selles mõttes, et ma pean minema, et ma ei tea, muidu ma jäängi üksikuks. Ei, mul ei ole nagu seda muret. Igatahes näeme teiega pärast. Date on läbi juba ammu tegelikult. Ma siin juba, mis ma olen 2 tundi, peaaegu 3 tundi tööd teinud. Ja see on siis see Sonja Ronila siin mu kõrval. Igatahes mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid et kuidas siis date läks. Võrreldes eilsega hoopis midagi muud. Saime
eesti keeles suhelda, mis oli nagu nii värskendav. Ma pole nii ammu eesti keeles nagu rääkinud või noh, ma olen rääkinud, aga nagu saate aru, nagu teise poolega siis ütleme, onju. Et oli ju Sonja isa siin venekeelne aastaid, enne seda oli inglise keeles ja ma ei mäletagi, mingi üle 10 aasta tagasi oli siis eesti keeles viimane kord. Aga tegemist ei ole siiski eestlasega, jälle on vene rahvusest, aga no see pole üldse oluline selles mõttes. Või no okei, võib-olla natukene jälle nagu oli selline sel hetkel, kui ma swipe'isin ta paremale, mõtlesin, jumal küll, ma ei taha jälle seda. Aga ma ei saa nagu panna nad kõik ühte patta. Inimesed on erinevad. Ja ei, nagu väga-väga gentlemanlik, aga noh, see võib olla petlik, on ju. Aga jah, sellised väiksed nüansid nagu nii-öelda olid, panid linnukese kirja, oli ka red flag ja oli kõike, ütleme nii. Aga ma ei tea, tundub, et siit tahetakse teist date'i veel, mille vastu ma ise otseselt ei ole. Kui eelmise puhul ma olin nagu ma ei soovi seda numbrit ega mingit edasist suhtlust, siis siit natuke teine maik jäi, ütleme nii. Aga nagu teada on, siis mul seda vaba aega väga ei ole. Aga jah, ma arvan, et sellega see minu date'imisvlog lõpeb. Ma üldse ei kavatsenud või ei oodanud, et see tuleb siuke A2 date'i nüüd, on ju. Või noh, need olid mõlemad tee joomised, ütleme ausalt. Nii oligi. Ja kui ma eelmises vlogis rääkisin, et põhimõtteliselt jäi siuke mulje, et ma mingi räige, noh, üldse nagu ei taha meestega mitte mingit tegemist teha, siis ma räägin mul need nagu naistel ikka tujud, meeleolud nagu muutuvad nagu nipsti ja kui on see, ütleme nii, et kui pakkumine tuleb, siis jah, lähed ja teed võib-olla, aga ise nagu ainuke põhimõtteliselt samm, mis ma tegin, oligi see, et selle Bumble'i konto tegin, aga jällegi ma tegin selle ainult sellepärast, et mul oli räigelt igav siin üks öö jõulude ajal, oli vist jõulude ajal, ma ei mäleta. Ei olnud jõulude ajal, see oli hiljem, kuskil jaanuaris enne mu sünnipäeva ja lihtsalt tahtsin vaadata, mis seal turul on ja äkki võib-olla kellegagi midagi chatida, aga ma tõesti ei arvanud, et ma päriselt, et mul oleks see huvi, et saada kokku kellegagi ja et ma leiaks selle aja. Või noh, selle aja leiab, aga see ongi see, et kas ma tahan pigem kodust välja minna, vaeva näha enda sättimisega ja kõike seda või ma loen raamatut või ma teen koeraga pikema ringi või mingid sellised asjad. Aga noh, vaatame, mis see eluke toob, mis need järgmised, kui tulevad date'id, mis nad toovad. Aga uute inimestega ma kindlasti praegu ei viitsi rohkem, isegi ei viitsi minna swipe ima seda Bumble'it. Jätan ta hetkeks jälle mõneks ajaks pausile, nagunii Sonja tuleb ka nüüd koju homme. Nii et pole mul siin aega telefonis postida ega midagi teha. Aga ma ei tea, kas te nüüd siin elasite kaasa või vangutasite pead või mis iganes emotsiooniga seda vaatasite. Aga aitäh teile ja näeme juba, ma arvan, järgmises vlogis, mis on meie väike reisivlogike. Tšau!